Tervist! Täna kutsus Eesti Kaitsevägi mind siia Tallinnasse tegema testi. Täpsemalt siis Kaitseväe kehalise võimekuse testi. Täpsemalt siis kätekõversud, istesse tõusud ja jooks. Mina teen täna seda testi ja teevad ka siis kooliõpilased. Nii et vaatame, kuidas noored hakkama saavad. Kas nende generatsioon on cooked või mitte. Okei, davai, lähme vaatame. No nii, spordivägi. Kadaka staadionil siis mees jookseb, kes just tegi 300 punni peale. Tegelikult siin tuleb endalgi pinge peale, et 300 saada, et kätekõverst cool jääs, et tegelikult ei ole ikka lihtsalt, kui pole teinud ka ja ma ei ole teinud. See on kevadel väga palju jõudu veel, aga no väga tegelikult ei muretse ka, et peaks ikka ära tulema, samas tippsportlasena oleks veits piinlik ja noh, eks näis, varsti saame teada. See on jah, eelmine grupp lõpetab. Ma sain üks asja endale. No nii, särk on ka olemas. Nii et väga uhke. Suht siuke külm on, et ei oskagi riietuda, aga samas peaks selle särgiga juba, kui anti nii uhke särk kätte. Jalad on tegelikult kanged küll, peab siin vaikselt venitama, aga juba palju parem kui enne, et ma tegin siin eelmises videos nägite siis, kuidas ma tegin Wings for Life'i ja sellest jäid jalad nii kangeks ja isegi põlv oli valus, aga nüüd on kõik juba okei. Nii et saab jälle lõhkuma hakata. Aga ma loodan, et tegelikult nii hull ei ole, et see on tegelikult 3,2 kilomeetrit jooksu, minut aega kätekaid, minut kõhtu, et peaks olema okei. Aga jah, vaatame. See kaitseväe testiks, aga noh, tegelikult mis trenni mul päriselt tahaksin teha. See läks ja esmaspäeva hommikusse väga mõnus. Aga hea küll, kaitseväe test sobib ka. Nii, nüüd hakkab pihta. Sain endale paarilise. Sa pead kaamerasse ütlema igaks juhuks, et sa oled nõus, et sa ei kaeba mind kohtusse, et sa videos oled. Sobib või? Jah. Okei, nii et jah, oota, mis on nimi oligi? Maarjo. Ja me hakkame tegema, vaatame. Mõlemad läheme 300 punkti peale. Püsitus läheb alla. Siia. Ja siis ma loen ka. Pane nüüd ükskõik kuhu ja siis ma lähen. Pane nüüd pole. Lähe. Minuti. Ja, hopp! Okei, 46 siis. Lugesin väga valesti. 10 väga lugeda, nii et. Tegemiseks. Läbi või? Minut veel jah. Mis asja? Kas minut ei ole? 2 on. Sorry, oi, minu paha. Ei paari veel. 60. Tuleb. Ma mõtlesin, et see on minut aega. Ei, see puhkus on hea. Oota, panen niimoodi siis vist või? Jah. Possi. Okei, davai, see on hea. Aga sa oled ju vanem, sul on rohkem. Sul on rohkem. 73 või? Täpselt ei tea peast. Kui vana sa oled? 25. Sa oled täpselt kõige tugevamas vanuseklassis. 22 kuni 26 on see kõige kõrgem vahemik. Seal on mingi 79 vist. Nojah, no eks ma annan endast parima lihtsalt. Sa võin küsida. Vaata, mis saab. Ja 50 tuleb ära. Oi, ei tea. Fuck, või tõi põlle. Tõesti või? Aeg on. 50. 51. 52. 53. Hästi.
oi, ma olen küpsetatud. Tule veel. Ei tule. Ai. Okei. 55-56 midagi. Oli rõve, on ju? See 2 minta on liiga palju. Algus lähed minema. Mõtled, ai, tuleb. Tegelikult ei tule, noh. Nii et ikkagi piinlik. Aga noh, ma võtan selle auga vastu. Paariline tegi ka rohkem. Aga noh, kui ei ole teinud, siis ei ole teinud. Ja see rusikas oli ikka raske reegel. Võib-olla muidu teen tavaliselt ikka allapoole. Või tähendab rohkem ülespoole. Aga noh, jah, humbling experience. Ja küll vaatame, mis issasse tõstajad toovad. Tähelepanu! Valmis ja hopp! See on väga hea. 81, 82, 83, tuleb ja 84. Head töö. Ei, see, minu arust see kõhul ja see ongi see, kus sul on jalg rohkem täis. Pole nii tiipust. Tuli palju. Palju panna. Ütles ka, et tõmbas nii täis, et... Kellel? Martin. Oli jah. Aga kiirelt ei tasu alustada, vaata, siis tõmbab kinni. Ei, ta teeb Pigem kõik ära. mõistlikult. Ta teeb kõik korraga ära. 55. Hästi. Siiamaani, hopp. 60 kõvasti on aega. 26. Hästi lõpuni. 27. 8. 89. Täpselt. Väga hea. Hästi. Ai. See oli hästi. Aga jah, mul kõhul eeseid 89. Sellega võib rahul olla. Aga kätekad on ikka hinges. Ikka vähe, noh. Aga ei. Mõnus. Ma ei tea, millele ma siin alla kirjutasin. Valusad jälle. Et nagu kätekad on nii hullut rasked, aga jooks 13 minti on 100 punkti. See tundub nagu, noh, rahulikult saab ka ära joosta selle. Aga nüüd 2 minti aega jooksuni. Nagu 2 minti on crazy. See mulle kaitseväe juures ka ei meeldinud, et 2 minti aega peale neid kõhulihaseid ja juba pead jooksma minema. Kuigi, noh, kaitseväes Võru Kuperjanovi raja rekordi jooksin, siis väga halb ei saanud olla. Aga jah, see jooks võiks olla kõige lihtsam, mis siin tuleb, nii et äkki vaatan, aitan poistel mingi tempsi teha ja siis jah, saab huvitav olema, kuidas vaatan, kus ma selle kaamera panen. Nii, kohe see pulli saama, kõik saavad ringiga. Nii, 3.27 keskmine. Tunnen hea. Ja sa kild 3.37. Saab mõnuga väliskurvi joosta praegu. Pulss on 185, kerge ei ole. Nii, 4 ringi veel, 6 on tehtud. Kaks ringi veel, teeme Maarju rahvale ka. Davai, üks veel. Ja Maarjuga tuleme finiši. Maarju võtab ära selle. Teine! Head, üli hästi. 11.25, kuidas oli? Raske? Mõnusalt raske ikka. See väliskurvis peab jooksma päris palju. See teeb ikka väga raskeks. Pulsi ühe kukkus siia. See vist pulss ei anna enam.
täiesti tagurpidi ka veel. Ei, vormu ei ole üldse. Aga noh, õnneks ei pea olemagi. Nii, väike riidevahetus ja see tuli siuke 1.25. Oota, võtame viimased jooksud vastu. Nii et näete mind plaksutamas. Läks, op. Läks. Op. Tehtud. Tuleb välja, et ikkagi ma olen ka osa, ma ei ole ank. Ma olen osa sellest generatsioonist, mis on küpse kätekõverdatud. Piinlik. Ma ei tea, kas tasub üldse seda videot üles panna, kui ma ära ei teinud. Aga ei, no kätekõverdatud, ma kartsin neid. See on see, et teinud ei ole, siis ei tule ja siin vist veidi veel madalam on ka, kui Maaret ma kaitseväes tegin. Maaret ma kaitseväes nii madalale ei pandudki, et me seda rusikasja ei teinud, et seal veits iga kord lased veits nagu ei lase nii madalale ja lükkad üles ja palju lihtsam. Aga ei, tore. Maarjo, tal ka kahjuks tegi küll minust rohkem kätekõverdusi, aga ikkagi tal jäi 3 punkti kaduma sinna, nii et 300 kahjuks ei saanud. Aga hästi ikka. Ehk jah, mul on aega veits treenida, ma ei läinud sööma, teen veits trenni ja siis ma lubasin, et ma järgmisel grupile võin jooksul tempot teha, et selle ma võtan vähemalt, et nagu jooks on nagu lihtne, aga kätekõverdusi nii raske, täiesti lõppu. Ja küll, ma lähen trenni ja siis näeme pärast, kui tuleb uus grupp, vaatame äkki seal, keegi teeb 300 ära ja nii ongi. Täna ei ole ikka minu päev, tulin jooksma, mul on mingi pool tundi joostud ja lihtsalt astusin vastu kändu, kukkusin pikali, lõin vastu järgmist kandu vasaku põlve ära, lonkan. Ei tohi ikka enam, ma ei saa ikka tulla siukestele üritustele, ma pean Otepää rahulikult treeni tegema ja siis on kõik hästi. On ikka, Tallinn on ka ohtlik. Keerame näo siia poole. Aga oleme tagasi. Nüüd ongi, vaatame, teeme teise ka. Kersti on kohal, kõik on kohal, vaatame siis. Panen teid siia maha, kullake. Annad joone peale. Nii, klassid. Tervis! Ava! No nii, nagu te näete, on ilm täiega soosib meie tegevusi. Ja täna, kus me siis siin hakkame seda NATO testi tegema. Nii, Martin Imma. Martin lubas siis teha sellist 9.50 tempot, et kui 3200 meetri jooksul lähme. Ikkagi diskijooksu Eesti on liiga kiire või? Ei ole, jah? Okei, tegelikult ta jookseb 12.30-ga, et te ikkagi ellu jääksite. Teine ring läheb, kätekõversud, ma teen kaasa, vaatame. Teen nüüd aeglasemalt, aga mul käed nii täis, aga ma lollitan kaasa. 4, 3, 2, 1 ja hopp! Ja läks! Nüüd peaks madalamaks minema natuke ikka. Ei, vaata pea veel. Noh jah. Nii on väga hea teha. Lihtne, siin teed pausi ka vaata. Oi Viili, mul on tehtud. Mitte ikkagi võrdselt nii raske on. Nii, panin ühe jooksu veel. Ütlesin, et siis lähen, kui keegi tahab 100 punkti ära teha, aitan tempot teha ja väga lahe. Üks vend tegigi ära, tahtis seal poole peale, ütles, et kuule 13 on liiga vähe, teeme proovime alla 12. Veits sai puudu sellest, aga ikkagi suure varuga sai 100 punkti siit ja tal jäi ka, sain aru, 3 punkti jäi puudu, et saada maks, mis on kahju. Vist oli ka kätekõversud need, mis said saatuslikuks. Need kätekõversud on rasked. Ma endale tahan seda öelda, et on raske, mitte mina olen nõrk. Okei, igatahes üllahe, et ta tegi ära. Ja siin jälle viimased lõpetavad. Viimastele peab alati ka kaasa olema, sest nendel on kõige rohkem seda motivatsiooni vaja. Kas võtsin valetada? No nii, püüdsin aare kinni, kes mind siia siis kutsus. Räägi mulle, mis see tänase
nii-öelda mõte, point, mis on see, mis tänases päevas kaasa võtta? Sina võtad 6 või 9 kilomeetrit, vaatame seda veel, aga tegelikult kui me siin enne kuulsime, siin on 10. klassi. Gümnaasiumi osas ligi 1000 õpilast, nii et ma arvan, et kõige suurem asi ongi anda neile eeskujud ja kui viimased tüdrukud siin praegu ära ka läksid, siis kui õpetaja ütles neile, tundsite vahepeal, kui lihtne oleks alla anda. Tüdrukud noogutasid, et jah, aga ikka pandi lõpuni. Ma arvan, et see on kõige ägedam kaasa võtta, et pooleli suudavad kõik nagu jätta. Meil on vaja, et lõpuni tuleks. Ja, see on ilusti öelnud. Nõustun, aga okei, aitäh. Aga jah, sellega saigi kõik. Üks grupp veel läheb, aga mul nüüd sai ka kõht tühjaks. Sain kaasa päris palju huvitavat, et kategooriasil ma ei jaksa, aga ülilahe ju näha. Vähemalt see kool, väga sportlik, mulle väga hea mulje. Kindlasti olid paljud, kes pingutasid üli hästi, mõni kindlasti oleks saanud rohkem, aga ma arvan, et suuris pildis väga hea mulje jäi. Nii et jah, tore päev, ma lähen harjutan kätte kõverdusi, põlv valus, aga panen külma peale, ma arvan, et küll üle läheb. Ja jah, ma loodan, et see video meeldis teile, veidi siuke teistsugune, aga näeme siis nädala pärast juba, nii et pane subscribe, like ja nägemist. Suusatan homme, tip-top vana Chanel-i kombe, olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel-i kombe.